Üks suur konverentsisaal, üle 100 koolinoore, ettevõtjast koolitajad, noortekonverents, õpilasfirma võimalus sinu jaoks sai hoo sisse. Juba 2 aastat ettevõtlusnädala raames läbiviidav konverents algas sissejuhatavate soojenduskõnedega väikeettevõtjate Harald Lepiski ja Kaupo Noorma poolt. Teate, mul on üks hästi omapärane ülem, hästi omapärane boss ja see ei ole Kaupo, aga see boss on selline, kes käseb mul hommikul hästi vara üles tõusta ja hästi pöörased asju teha. Tihtipeale annab mulle selliseid tööülesandeid, mis mulle esialgu tunduvad, et kuule, mina seda küll ei suuda teha või et see on natukene liiga raju asi. Mis te arvate, kes see boss on, kes käseb mul hommikul vara üles tõusta, öösel kaua töötada ja täiega tegutseda? Kes see on? Mina ise, kahjuks küll ja maailma kõige karmim, samas maailma kõige parem ülemus, mina ise. Tere tulemast ettevõtja ellu. Tartu ärinõuandla projektijuht Janeli Virnas märkis, et konverentsi eesmärk on propageerida ettevõtlust noorte seas, ärgitades neid looma just õpilasfirmasid. Tegemist on noortekonverentsiga, mis kannab nimetust õpilasfirma võimalus sinu jaoks. Ja selle raames me anname noortele teadmisi õpilasfirmade programmist ja käivad kohal ka siis noored, kes on juba siiamaani teinud õpilasfirmat, nii et jagavad oma kogemust, jagavad oma teadmisi ja pärast on siis võimalik kõikidel noortel ka endal proovida juba läbi ideede genereerimise töötoas, et kuidas siis äriidee tegelikult ka sünnib. Et kohale tulnud noored selgema pildi saaks, andsid tulevastele ettevõtjatele nõu eelmise aasta 2 silmapaistvat õpilasfirmat. Luun ja keskkooli seebitarid, mis tegeles ise valmistatud dekoratiivseepide tootmisega ja eelmisel aastal õpilasfirmade maailmameistrivõistlustel 4. koha võitnud Sockme, mis tootis aga mobiilide ümber käivad sokke. Meie õpilasfirma nimi on siis Sockme, nagu te kuulsite. Esimese asjana tahaksin öelda, et tõesti seebitarid olid väga tugevad konkurendid meile. Alustasime väikselt, et klassiõde ise õmbles meile sokki, üks meie firma liige. Kiiresti kasvas äri koostööks suurfirmadega. Algus oli tõesti raske, aga kui me juba minema saime, siis läks väga hästi. Kui te firmat teete, siis ma soovitaks leida kedagi, kas mingit enda kooli vilistlast või keegi, kes tegeleks ettevõtlusega, sest see aitab hullult kaasa. Näiteks meid aitas ka endine vilistlane, kellel on praegust ettevõte ja kes alustas samuti õpilasfirmaga. Väga tähtis osa on siis meeskonnal, et tuleb ikka sellesse ideesse uskuda ja usaldada enda meeskonna liikmeid ja soovituseks on see, et koostöö suurfirmadega on ülimalt tähtis, et julgust on kõvasti vaja ikka. Loomulikult ainult motivatsioonikõnedest ei piisa. Nii saidki päevajuhtide abiga uute projektide ideede genereerimine hoo sisse. Kindlasti stiilida tuleb siis näidata, mida ma ka rõhutasin, et kuidas teie toode või teenus täidab selle inimese vajadusi. Ettevõtlikud noored koostasid äriplaani, kus muuseas tuli leida ühiskonnas probleem, mille lahendamine ongi tulevase firma eesmärk. Oluline on, et õpilasfirma kevadeks plussi jääks, nii on tähtis küsida, miks just sinu toodet ostma peaks. See firma näeb, et hetkel on ühiskonnas probleem. Meil on väga palju stressis inimesi. Põhjus võib olla erinevaid. Majanduslangus, koolis ei lähe nii hästi, mitte ei ole korteris ja naabrid jälle karjuvad, inimesi näiteks keeles millest aru ei saa ning meie toode stressi kujukesed ehk siis pallid ja kujukesed erineva kujudega ja nagu teile meeldib, aitab seda stressi vähendada ja teie elu muuta meeldivamaks. Praegusel hetkel me oleme kavandanud endale erinevaid projekte ja kavatseme viia ellu ideed. See laudkond siin kõrval meil kavandas sellist projekti, mille nimeks on moodimuusika ehk siis lühidalt MM, mis tegeleb digitaalse disaini, riiete kujundamise ja meloodilise meelelahutusega. Nii et kui sul on idee, mida tahaksid teostada, siis tule Tartu ärinõuandlasse. Meie aitame sul head mõtted ellu viia.
www.tartu.ee/Ari-nõuandla ja sealt noorte rubriigi alt leiate siis kõik vajaliku informatsiooni nii selle konverentsi, nii õpilasfirmade kui ka kõikide muude huvitavate tegemiste kohta, mida siis Ari-nõuandla tegemas on.